Täna hommikul täitus ühe Lasnamäe elaniku unistus, et Kivilinn muutuks veidike rohelisemaks. Tuhatkond inimest kogunes Tondiloo parki puid istutama, saades innustust Minu Eesti mõttetalgutel välja käidud ideest. Mõttetalgute ning Teeme ära prügikoristusaktsiooni idee autor Rainer Nõrvak tundis heameelt selle üle, et vastupidiselt üldlevinud eelarvamustele saavad eestlased ja venelased edukalt koostööd teha ning just see ongi parim viis lõimumiseks. Meid on nii palju, me saame korda teha selle. No. See pind tuleb sügavamaks ka. Jah, natuke sügavamaks. Grupp 3, grupp 3. Me tulime ju Jelisaveta unistust teostama, et aidata Lasnamäed roheliseks teha ja ühe korraga avastasime, et siin me nüüd siis oleme, et eestlased ja venelased ja mingit nagu tüli ei ole ja kõik teevad tööd ja kõigile meeldib. Pärast tuleb uus muld tuua sealt poolt. Oota, ma tõlgiks. Немножечко внимания, теперь по-русски постараюсь вам перевести. Keelebarjääri tõttu ei jäänud täna ükski tegu tegemata. Lasnamäel asuvas Tondiloo pargis oli tunda tõelist ühtsust, kui külg külje kõrval rassiti selle nimel tööd teha, et kodu ümbruskond ilusam oleks. Kõik sai alguse Lasnamäelase Jelisaveta Nikolajeva üle-eestilistel mõttetalgutel välja käidud ideest muuta Lasnamäe Kivilinn rohelisemaks. Täna oli naine suurest osavõtust liigutunud. Ma olen lihtsalt nii üllatunud, et mul ei ole sõnu. Neid on tõesti palju, et kui esmaspäeval oli ma arvan, meil oli äkki 12 inimest registreerinud ja me olime täitsa mures, et juba ajasime sõpru tuttavaid kokku, et me ikka saaksime puud ära istutatud, siis ma arvan, et praegu on üle 500 kindlasti siin. Mul on nii kahju, et ma ei saa nendele praegu tööd anda tõesti, et meil ei ole lihtsalt, meil ei jätku varustusest ja meil ei ole enam puid ka anda. Rohkem on sellist nagu asjalikku sebimist, et kus ma saan labidet, kus ma saan ämbrit, kus ma saan seda, kus on puud. Ma tahan juba kaevama hakata. Et puude istutamine käis suure pargi eri sektorites, siis oli töögruppide haldamine korraldajale paras peavalu. Te olete õigest kohas, aga ta on natuke valesti mõelda, see peaks Valesti märgitud, jah? Siin hakati valesse kohta oli puid panema. Kahjuks jah, natuke valesti saadi aru, et nende koht võeti ära siin. Nii palju rahvast on, et kõik jooksevad kohe istutama. Kuid mitte ainult lasnamäelased ei teinud täna käsi mullaseks. Abilisi oli tulnud kaugemaltki. Nii aitas töid korraldada Riigikogu liige Toomas Trapido, kes ise Pelgulinna elanik on. Ega ise ei käi ju ka nädal või iga kuugi ei satu siia Lasnamäele, et selles mõttes on väga tore näha, et kogu see ala siin on äärmiselt juba ilus ja aina ilusamaks läheb. Oma tiimiga oli põlispuid istutamas ka Ameerika Ühendriikide suursaatkond, kes rahastas 200 mägimäni soetamist. Inimestel on vajadus oma kogukonna eest hoolida, see ongi see koht, mis inimestel korda läheb ja läbi selle, ma arvan, see kogukonna ehitamine käibki, nii lihtne see ongi, see ei ole mingisugune poliitiline küsimus. Teiste sõnadega oleks hea ikkagi mõnele näidata, et see Lasnamäe ei ole selline reeglipant, nagu kogu aeg me kuulma peame. Paari tunni jooksul käis talgutelt läbi 1000 inimest ning 300 põlispuud said koosmeeles maha istutatud. Rainer Nõlvaku sõnul oli täna toimunu ideaalseks aluseks mehe järgmisele ettevõtmisele, milleks on Eesti ja Vene kogukonna lepitamine.